tere tulemast kõigile! Oleme kogunenud siia siis Harno distantsilt targemaks veebiseminaride sarja ja täna räägime sellest, kuidas luua muutusi koostöös kogukonnaga. Ja jagame siis Montessori klasside avamise lugu Tartu Forseliuse koolis. Selle seminari idee sündiski sellest, et ka meie poole on pöördutud palju küsimustega, et kuidas see muutus alguse sai ja milline see teekond on olnud. Ja me mõtlesime, et oleks väga tore seda siis jagada huvilistega ja on suur rõõm, et teid on siin täna nii palju meid kuulamas. Mina olen Marin Järvpõld, olen siin täna Tartu Montessori kodu MTÜ esindajana ja Tartu Montessori huviliste perede kogukonna esindajana ka koos Helisega ja meiega koos on siin ka Kristi ja Helis ja Kristi saavad siis mõlemad enda poolt väikese tutvustuse teha. Tere kõikidele, mina olen Kristi, Forseliuse kooli õppejuht ja esindangi siin täna koolivaateid, et kuidas meil selle klassi avamine on läinud just koolivaatest. Tere ka minu poolt, mina olen Helis Luik, olen samuti Tartu Montessori kodu MTÜ esindajana ja samas olen ka lapsevanemana, siis Montessori klassi lapsevanemana. Just, aitäh! Nii, paneme siia silma ette selle ka, et millest me siis täna räägime. Kõigepealt püüaks luua natuke konteksti, et selleks, et seda muutust, mis me ellu viisime või oleme veel ellu viimas, siis paremini mõista, siis kõigepealt teeme väikese tutvustuse koolist, väikese tutvustuse Montessori kogukonnast ja meie MTÜ-st. Põgusalt jagame ka seda, et mis see Montessori pedagoogika siis on, et milline see muutus oli, millega me koolijutule läksime ja mis see sisuliselt tähendas. Jagame seda lugu, kuidas me leidsime ühised väärtused ja kuidas see koostöö ja vastutus on protsessina kujunenud. Loomulikult on sellel teel olnud väljakutseid, jagame ka neid avatult, et millised olid meie väljakutsed, aga ka seda, et mis need võimalused olid ja kuidas me nendest väljakutsetest üle tulime. Ja kõige lõppu oleme siis kokku pannud väikesed sellised õppetunnid või soovitused, et mida silmas pidada, kui koostöös kogukonnaga siis muutusi ellu viima hakata. Aga vaatame siis alguses lähemalt sisse, et mis kool see Tartu Forseliuse kool on, kuhu Montessori klass avatud sai. Et me oleme munitsipaalkool, kus on 1.–9. klassini õppijad ehk siis põhikool ja asumegi siin Tartus mõnusasti Karlova Roka piiril. Me oleme elukohajärgne kool, mis tähendab, et Tartus on siis süsteem nii, et Arno keskkond jagab õppijale elukohajärgse kooli, aga ei saa salata, eks ikka õpib koolis ka muudest piirkondadest õppijaid. Nii nagu Montessori klasski on tegelikult Tartu õpilaste ülene, et siin ei ole ainult meie piirkonna lapsed. Meie koolis on kuskil 643 õpilast, nii et oleme viimaste aastatega päris palju kasvanud. Kooli töötajaid kokku on kuskil 85 ja nendest 58, sihuke huvitav numbrimäng, on just õpetajad. Me oleme siis avanud hetkel ühe Montessori klassi, kus õpivad koos 1.–4. klassi õppijad ja hetkel käivad ettevalmistused siis uue Montessori klassi avamiseks. Ja me nimetamegi seda nõnda, et mitte ei ole kuskil Montessori kool, vaid meie koolis on lihtsalt klassid, millel on tähised ja üks neist siis Montessori klass. Ja loodetavasti, et uuel õppeaastal juba saame öelda, et on 2 Montessori klassi. Natukene annaks veel ülevaadet Tartu koolivõrgust, nii nagu Kristi ütles, tõesti Tartu linnal on hästi oluline see, et igale lapsele pakkuda elukohajärgset koolikohta klassis või koolis siis. Ja meil on siis üks ülelinnalise vastuvõtuga kool ja 2 kooli, kus on siis üks klass on ühes, teine teises, on ülelinnalise vastuvõtuga ja seal üks on siis nendest see meie Montessori klass, mis on ülelinnalise vastuvõtuga.
ja lisaks munitsipaalkoolidele on Tartus hästi tugev erakoolide võrgustik. 26 põhiharidust pakkuvast koolist 6 on erakoolid ja 16% põhikooli õpilastest käib erakoolides. Aga kuna Tartu on ikkagi hariduslinn, siis tahaksin välja tuua selle, et aastal 2022 Tartu üldhariduskoolid ja kutsekoolid sõlmisid Tartu koolide kvaliteedi kokkuleppe ja nad teevad väga tihedalt koostööd, jagavad häid praktikaid ja Tartu linn omalt poolt ka siis toetab koole, et Tartu koolivõrk oleks hästi tugev. Ja sealt kvaliteedi kokkuleppest me tegelikult noppisime kogukonnana enda jaoks olulisi märksõnu ka välja, olgem ausad, et natukene seda välja siis tuua, et näiteks, et Tartu koolid siis toetavad õppija kujunemist iseseisvaks ja vastutustundlikuks õppijaks, kujundatakse teaduspõhist mõtteviisi ja koolides toimub teadlik õppimine ja õpetamine ja kusjuures õppijateks on siis nii õpilased, õpetajad kui ka koolijuhid. Et Tartu on selline hariduslinn ja meie ka siis nägime, et Tartu linnas on võimalik muutusi ellu viia, väikest innovatsiooni teha. Aga meie MTÜ-st ka natukene, et meie MTÜ Tartu Montessori kodu loodi 2022 aastal. Aga enne seda olime me juba teatud väikese kogukonnaga koos käinud ja see ühine märksõna, mis meid tol korral ühendas ja siiamaani on Montessori. Et me tulime kokku ja arutasime selle üle lapsevanematena, et kuidas neid lapsi ikkagi kasvatada ja millist keskkonda neile pakkuda, mida me kodus saame pakkuda ja üha enam tuli meie juttudesse sisse küsimus, et kui meie kodus saame kõik teha nii, nagu meie omalt poolt soovime, siis kuidas me saaksime, et ka lasteaias ja koolis oleks see keskkond siis see, mis on meie kujutluses parim võimalik viis. Ja hakkasimegi mõtlema, et kuidas see on võimalik, et mida meie saaksime ära teha, et Tartu linnas siis tekiks rühmasid ja klasse. Ja sel hetkel oli üks Montessori rühm ainult ja mõtlesime, et neid oleks vaja juurde. Ja klasse siis ei olnud ühtegi ja et mida selleks siis teha. Ja me mõtlesime, et meid on teatud väike kogukond, aga et kui palju siis neid huvilisi veel on. Ja hästi märgiline, mis oli meie jaoks oluline ja mis oli selline tugev argument, millega minna läbirääkimistel, oli see, et me aastal 2022 viisime läbi ankeetküsitluse Montessori kooliklassi huvikaardistamiseks. Ja sellest küsitlusest siis selgus, et 90 Tartu linna lapsevanemat on siis need, kes soovivad, et nende laps alustaks kooliteed Montessori klassis. Ja kokku neid lapsi siis oli 141 tol korral, kes alustasid siis või alustavad kooliteed aastatel 2024 kuni 2028. Ja see oli ka siis Tartu linnavalitsuse haridusosakonna silmis selline number või selline kogukond lapsevanemaid, kellega tõesti siis nad nägid, et võiksid läbirääkimisi alustada. Ja selle mõttega jah, me siis sinna nendega laua taha või kohtumisele läksime, et need äärmiselt tore, et neid kutsuti sinna laua taha. Ja mitte ainult meid, vaid tegelikult esimene kohtumine oligi juba aastal 2022 lõpus, kuhu me läksime ühe Tartu linna munitsipaallasteaia direktoriga. Ja küsimus oligi see, et kas üleüldse on võimalik Tartu munitsipaalharidusse tuua Montessori pedagoogikat ja kui, siis mis tingimustel. Ja loomulikult tekkis palju küsimusi või nii-öelda takistusi, aga nendest siis natukene hiljem. Nii, aga kogukonnana me nägime, et meil on vaja ka midagi teha. Ja me hakkasime läbi viima mänguhommikuid kogukonnale, loenguid vestlusringe, et tõsta teadlikkust lapsevanemate hulgas ja teha ka kogukonna üritusi. Ja kuna me nägime, et meie kogukonnas on lapsed, kes aastal 2024 lähevad kooli, siis 2023 tegime otsuse, et me alustame eelkooliga. Ja eelkooli vajadus oli selleks, et meil oli juhendaja, kes oli juhendajakoolituse lõpetanud, aga kes ei olnud õpetajana töötanud, et ta saaks ise kogemust ja
osad lapsed olid käinud Montessori rühmas, aga palju oli lapsi, kellel Montessori keskkonnaga kokkupuude puudus. Ehk see oli selline hea võimalus juhendajale ja lastele ka saada osa Montessori pedagoogikast enne kooliklassiga alustamist. Ja see eelkool toimus siis meie MTÜ poolt juuritud ruumides ja see toimus paralleelselt siis mänguhommikutega niimoodi, et sellist sebimist oli päris palju ja tagantjärgi mõeldes see oli nagu väga vahva ja see oli ka väga vajalik, et kasvatada kokku seda juhendajat nende lastega. Et see Montessori eelkool ei ole midagi sellist klassikalist lähenemist, pigem on see väga harv nähtus, et seda tehakse, aga see meie jaoks oli hästi oluline ja kindlasti ka kooli poolt, kooli juhtkond nägi, et me ikkagi väga tahame seda klassi, kui me selle eelkooliga oleme alustanud, nii et see oli nagu hea kogemus igas mõttes. Nii, ja siis juba hüppan sinna aastasse 2024, kus avati esimene klass ja 2025 taas alustasime eelkooliga, sest et meil on nüüd juba järgmine juhendaja. Valin võid järgmist slaidi klikkida. Ja tahtsin veel meie kogukonna kohta öelda, et kogukond on hästi kokkuhoidev ja see kogukond on kasvav. Tartu linna lapsevanemate huvi Montessori rühmade ja klasside avamise osas kasvab ja me väga loodame, et tegelikult ka siis õppeasutuste huvi kasvab. Ja tahtsin siia ühe asja veel ära tuua, et meie kogukonna väga suur soov oli saada selle Montessori pedagoogikaga just munitsipaalhariduse osaks. Et üks põhjus on siis see, et kõikidel peredel oleks siis võrdne võimalus sellest pedagoogikast osa saada, et sõltumata nende sotsiaalmajanduslikust taustast. Ja kuna me leidsime, et Montessori pedagoogika on midagi sellist, mis haakub meie haridusvaldkonna arengukavaga, Tartu linna arengukavaga, et see lihtsalt sobitub nii hästi, et no miks mitte. Jah. Nii, aga Helis juba rääkis päris palju Montessori keskkonnast või mainis seda, et Montessori keskkond on midagi võib-olla natuke teistsugust. Et annakski siis nüüd väikese ülevaate sellest, et mis see Montessori pedagoogika on, aga ma kõigepealt ütlen ära selle, et kuna Montessori pedagoogika on terviklik lähenemine ja tegelikult hõlmab kõiki haridusastmeid, ehk siis puudutab nii lasteaeda, kooli ja kõiki kooliastmeid, siis loomulikult me ei suuda siin tänases webinaris anda sellist põhjalikku ülevaadet sisuliselt, küll aga me tõime siin välja mõned sellised olulised punktid ja aspektid, mis puudutasid just seda muutuse elluviimist, mis selle seisukohalt on olulised. Ja seda ka vanuseastmeti siis võivad olla need korralduslikud aspektid erinevad ja õppevahendid on erinevad, siis sellised aluspõhimõtted ja väärtused, mida ka Helis välja tõi, et need väärtused on kõikides vanuseastmetes tegelikult ikkagi ühised. Aga mõned olulised aspektid siis, et Montessori keskkonnas õpivad alati koos eri vanuses lapsed, see on väga-väga oluline selle pedagoogika rakendamise seisukohalt ja see võib olla tegelikult kooliastme seisukohalt natukene ka väljakutse. Et sellest väljakutse poolest räägime siis hiljem, aga just, et see siin on oluline välja tuua, et täna ka Tartu Forseliuse kooli Montessori klassis õpivad koos siis 1. kuni 4. klassi õpilased. Ja kui uus klass avatakse, siis tõenäoliselt liiguvad need õpilased selliselt, et jääb 1. kooliastme Montessori klass ja 2. kooliastme Montessori klass. Või liigub see muutus sinna suunda. Koolipäeva raamistikuks on 3-tunnine töötsükkel. See ei tähenda seda, et Montessori laste koolipäevas ei võiks olla mingisuguseid täiendavaid tegevusi, küll aga see raamistik 3-tunnise töötsükli näol on hästi oluline osa sellest päevakavast ja sisuliselt tähendab see siis seda, et kui õpilased hommikul kooli tulevad, siis algabki neil 3-tunnine tööaeg. Selle sees ei ole vahetunde, küll aga saavad lapsed teha loomulikult oma töösse pause.
ja ka liikumispause, et kogu see 3-tunnine töötsükkel on tegelikult siis selline individuaalse õppimise aeg ja samas sinna on sisse põimitud ka juhendaja poolt tehtud esitlused. Selle 3 tunni jooksul saavad õpilased ka jätkata näiteks oma uurimisprojektidega, kui neil midagi on käsil või alustada uusi teemasid. Et see on ühtpidi paindlik ja teistpidi selline raamistav siis koolipäeva juures. Üks oluline aspekt on sotsiaalsed oskused ja nendele on tõesti palju tähelepanu pööratud, et õpilased saaksid just koos õppida, ühiselt õppida ja ühiselt siis töötada nii nende õppevahenditega, mis klassiruumis on, kui siis tõesti just see projektõpe siia juurde ka, et uurimisprojektid on ka oluline osa siis Montessori klassiruumi tegevustest. Oluline on ka see, et klassiruumi korrashoid ja õppevahendite korrashoid ja nende eest vastutuse võtmine on tegelikult ka õppeprotsessi osa, et õpilased tõepoolest siis jagavad erinevaid rolle. Neil on selle jaoks välja töötatud süsteem, kuidas need rollid siis ühelt õpilaselt teisele liiguvad, aga et see klass ja vastutus nii oma õppetöö kui siis selle ühise õpiruumi eest on siis õpilastel ühine. Õppimine toimub lõimitult. See tähendab seda, et kuigi on esindatud erinevad õppevaldkonnad, siis need on hästi tugevalt ikkagi omavahel seotud ja selle juures on juhendajal oluline roll. Ma kohe jõuan selle juurde lähemalt. Ja individuaalses tempos tähendab siis seda, et selle 3-tunnise töötsükli jooksul tõepoolest laps saab võtta aega, et oma tööga tegeleda ja tal on võimalus minna siis mingis valdkonnas kiiremini, mingis valdkonnas aeglasemalt, täpselt nii, nagu tema parasjagu vajab. Mainisin erinevaid ainevaldkondi, et Montessori pedagoogikas on neid 8. Nad paigutuvad ja sobituvad väga hästi nende õppevaldkondadega, mis on meie siis õppekavaski toodud, aga nad natukene nagu ikkagi erinevad. See tähendab, et ka siin on sellist natuke nagu sobitamistööd vaja teha, et kuidas need kenasti üksteisega kokku jooksutada. Need 8 valdkonda on siis eesti keel, matemaatika, eraldi matemaatika osana, aga justkui ka eraldi valdkonnana on geomeetria, geograafia, bioloogia, ajalugu, muusika ja kunst ja käsitöö. Ja nende kõikide valdkondade jaoks siis on erinevad õppevahendid klassiruumis olemas. Sellist üle klassi õpetajalt õpilastele frontaalset õpetamist on üsna vähe. Seda on ka, aga seda pigem on minimaalselt. Õppimine toimub väikestes gruppides ja selliste projektide kaudu. Lugude jutustamine on siis oluline osa just nende seoste loomisel, mille juurde ma ütlesin, et ma lõimituse koha pealt tulen, et juhendaja räägib siis õpilastele mitmeid erinevaid lugusid. On Montessori pedagoogikas kasutusel selline termin nagu suured lood ja selle juurde on ka erinevaid jätkulugusid, aga need suured lood on siis tõesti sellised inspireerivad hästi suurtel teemadel, et näiteks maateke, eluteke maal, kirjakeele teke, et neid on 5 ja need on selline raamistik siis kogu ülejäänud õppimisele ja vot see on see, mida tehakse siis kogu klassile korraga ja need esitlused või lood sisaldavad ka teaduskatseid ja igasuguseid selliseid põnevaid tegevusi, mis inspireerivad siis edasi uurimisprojekte algatama ja omale selliseid olulisi teemasid välja noppima ja nendega edasi minema. Siin all on mõned pildid siis õppevahendite kasutusest. Neid on siin pigem vähe, aga 2 esimesel pildil te näete siis matemaatika õppevahendeid ja 3. pilt on siis, läheks ainevaldkonnana ajaloo alla, et siin on siis tegemist ajajoonega ja ajajooni on ka hästi palju kasutusel just selle ajaloo selliseks visuaalseks kujutamiseks ja selle üle arutlemiseks.
nii, siin on veel kaks pilti sellest, milline näeb klassiruum tervikuna välja. et siin võib-olla on hea, kui on ka silma ees, et kuidas see nagu füüsiline ruum siis välja näeb. et õppevahendid on avatud riiulitel, õppevahendeid on palju, väga rikkalikult, mille vahel siis õpilased saavad valida ja siin teisel pildil on näha, et tegelikult siis õppetöö võib tõesti toimuda selliselt, et osad õpilased teevad grupitöö laua ääres midagi koos, on olemas individuaalsed lauad. Pildil on küll ainult üks, tegelikult on neid rohkem ja lisaks võivad õpilased, siin on näha ka üks selline töövaip põrandal, et nad võivad ka täiesti vabalt võtta omale töövaiba ja töötada siis põrandal, kui neil on niimoodi mugav. nii, aga siit ma annangi Kristile sõna, et me saame nüüd, kui see väike raamistik on loodud pedagoogika osas, et siis saame minna selle juurde, et kuidas me need ühised väärtused leidsime, et Kristi tutvustab, mis on Tartu Forseliuse koolis olulised väärtused ja siis saame juba jagada, et kuidas need kokku kõlasid. Jaa, sa võid, Marin, pannagi järgmise slaidi just, et võib-olla tekibki küsimus, et miks siis tegelikult see Montessori klass just meie kooli juurde tuli. Et kui Marin ja Helis kogukonna esindajatena ja seal olid veel mõned head inimesed, tulid nii-öelda, nagu me nimetame, et tulid meile kossja, siis eks ta alguses ju oli võõras ja ootamatu ja et kas me oleme selleks muutuseks valmis. Aga kui korraks sisse hingata ja mõelda, et aga kes me koolina oleme ja mida oluliseks peame, siis ei saa salata, me jäime nendega ühe laua taha ja nii istusime ikka mitu aastat, et koos plaani luua. Ja miks just, sest meie kooli olulised väärtused on see, et me peame oluliseks uuendusi, millel on mõte ja millel on sisu. Ja just neid, et minust on väga tervitatav vaadata haridusele sisse laiemalt ja mõelda, et õppida saab erinevat moodi. Et me koolina ei väärtusta uuendust uuenduse pärast, vaid seda, kui me näeme, et see toetab õppimist, sellel on tõenduspõhisus sees ja seda tasub tõesti sellesse sisse vaadata. Ja tavaliselt ka uuenduste puhul me kaalume, uurime, mõtleme pikalt, aga me oleme avatud neile. Nii tegelikult ka Montessori puhul, et me uurisime, vestlesime ju tükk aega, et enne kui lõpuks teele läksime, mitte et tuli poole aasta pealt idee ja me kohe ära tegime. Mis võib-olla veel meil hästi kuidagi haakus Montessori filosoofiaga on just see koostööne tegutsemine, koostöö, mida peegeldab väga selgelt Montessori kogukond, aga ka koostööne õppimine. Et meie oma koolis siin peamajas peame seda samuti hästi tähtsaks ja sellele õppijates nii individuaalne lähenemine kui ka samal ajal selle vastutuse kasvatamine ja selle õppija enesejuhtivuse või võib-olla täpsemalt ka eneseregulatsiooni oskuste toetamine. Ja see loovus, et loov õppimine, et ma saan, meie kooli, me oleme loonud ahhaaliku kooli mudelit juba pikemat aega, et seal ahhaas on oluline, et need taipamised. Ja see ahhaalik kooli mudel, mis me oleme loonud 10 aasta jooksul koostöös ülikooli ja Tartu Ülikooli ja teaduskeskusega ahhaa, et siin on näha mõned sellised kriteeriumid selle puhul, et me saime aru, et tegelikult need hästi haakuvad ka Montessori põhimõtetega. Et kui ahhaalikus koolis me peame tähtsaks üldõpetust ja me oleme loonud lõimingusüsteemi, siis samamoodi Montessoris ju on selline üldõpetuse põhimõtetel tegutsemine. Ja kui meie peame tähtsaks seda, et me annaksime õppijatele vajalikud tööriistad, toetaksime nende enesejuhtivust, proovime tegeleda eesmärgistamise, õpioskuste toetamisega, siis need samad teemad käivad kõik läbi ka Montessoris. Jah, meil ei ole tavaliselt klassiülene õpe, aga me oleme loonud oma koolis valikained, mis on klassiülesed, näiteks 5–7 õpib koos, 3–4 õpib koos ja me tundsime ära selle klassiülesuse põhimõtte, et see ei ole meile võõras. Ja vot kuna need mitmed märksõnad, millest meie lähtume, on sarnased ka Montessorile, kas või õppekorralduslikul tasandil,
et jah, Montessoris on see 3 tunni tsükkel, aga meil on pikad tunnid, kus me ka peame oluliseks seda sügavat õppimist, et see laps võib seal teha noh, liikumisega seotud ülesanded või seda hingetõmbepausi, aga et seal ei pea olema keskel see vahetund, et me ei pea neid tsükleid nagu lõhkuma, me ei pea läbi käima erinevaid aineid, vaid me tahame toetada sügavat õppimist. ja see põhimõte meie jaoks väga hästi toetas noh, ja võib-olla seostus ka Montessoriga. Ja me näeme tegelikult ka ju, et haridusvaldkonna arengukava 2035 sihib sinna, et õppijal juba põhikoolis oleks valikuvõimalusi ja me ei pea rääkima valikuvõimalustest ju ainult valikuainete näol, vaid me võiksime rääkida valikuvõimalustest sellest, et milline õpiviis sobib millisele lapsele. Ja see ei pea alati tähendama, et kui minu lapsele sobiks midagi muud, ma tahaks proovida vaadata, mis veel haridusmaastikul on, siis see ei pea alati tähendama erakooli. Ja kuna meie moto on igaüks on oluline, siis mulle tundub, et see paneb ka ilusa punkti põhimõttele, et jah, igaüks, iga õppija, on see Montessori klassi õppija või meie peamaja õppija, igaühel on oluline leida see oma õpitee meie koolis. nii, Kristi mainis just seda motot, et siin on see ilusasti silma ees ka ja visioon ja missioon ka. Aga siia juurde siis Montessori pedagoogika märksõnad, et tõepoolest juba natuke sai avatud seal pedagoogika tutvustuse juures ja Kristi lõimis oma jutu sisse juba, kuidas me omavahel sobitusime. aga et siin korraks silma ette ka veel, et ka Montessoris on just see individuaalsuse arvestamine hästi oluline ja kui vaadata nüüd alt seda kooli missiooni, et igaühe võimalus kujundada enda haridustee, et see kuidagi väga hästi haakis selle mõttega, et iga lapse selline individuaalne õpiteekond ja kui me Montessori pedagoogikas võib-olla sõnaliselt oleme rohkem rääkinud iseseisvuse toetamisest või kasutanud sellist iseseisvuse terminit, siis selle sees me tegelikult mõistamegi nii eneseregulatsiooni siis seal õpiprotsessis kui ka laiemalt. ja ka see haakis väga hästi. See uurimuslik õpe, mis Forseliuse koolis on oluline, täpselt samamoodi Montessori klassis ja Montessori põhimõtted veel nagu üks selline oluline koht on see sügav austus lapse vastu ja mulle tundub, et kui vaadata siin, kuulata Kristit ja vaadata neid sihte, kuhu Tartu Forseliuse kool on oma fookuse seadnud, et see valikuvabadus just nende õppevahendite mõttes seal klassiruumis kohapeal, aga valikuvabadus ka laiemalt, et lapsel on valik teha siis õppetööd näiteks kellegagi koos, või teha seda üksinda, et sellised väikesed valikud selle õppeprotsessi sees on hästi olulisel kohal ja need omakorda toetavad tegelikult just seda vastutuse võtmist ka, et kui ma saan valida, siis ma ka võtan vastutuse selle oma valiku eest, et kui ma olen mingi valiku õppeprotsessis teinud, siis tegelikult ma ju ikkagi pean selle vastutuse võtma ja võib-olla tunnen ka seda vastutust tugevamalt. Ja kõik need sellised väikesed nüansid haakisid väga hästi kokku just selle ahhaaliku koolimudeliga, mida Kristi põgusalt tutvustas ja nende märksõnadega, mis Forseliuse koolis on olulised, aga ka laiemalt, et just see haridusvaldkonna arengukava ka samamoodi, et me kogukonnana tõepoolest võtsime aega ja tutvusime sellega, et kuhu siis Eesti haridus laiemalt nii-öelda suundumas on ja sealt nagu järjest rohkem tekkis selline tunne, et aga miks siis ei saaks olla Montessori klass just munitsipaalsüsteemi osa, et kui me räägime nendest sarnastest muutustest ja sarnastest soovidest ja just selle individuaalse õpitee kujundamisest ja enesejuhtivusest või eneseregulatsioonist õppeprotsessis, et natuke tekkis nagu selline, võiks öelda isegi hasart meil nagu oma kogukonnas, et me tõestame, et see on võimalik, et kuidas ikkagi ei saa olla just munitsipaalsüsteemis ja leidsime, et saab ja tegelikult väga edukalt, et see on väga tore teekond olnud. nii, aga annan, ahah, ei anna veel sõna edasi, et natuke veel sellest eneseregulatsioonist,
Miks me tõime siin välja Liina Kersna ettekandest mõned mõtted, siis tegelikult Liina on oma doktoritöö raames uurinud muuhulgas ka Montessori klassiruume ja just seda siis eneseregulatsiooni seisukohalt ja tema siis uuringud on põhinenud sellisel teoreetilisel lähtepunktil, et millised on need eneseregulatsiooni arengut toetava klassiruumi omadused ja ma tõin need korraks siia välja ja siin on samamoodi välja toodud siis see, et õpilasel seal klassiruumis peaks olema valikuvõimalus. Tal peaks olema võimalus oma sooritust kontrollida, et kui pika aja ta sellele tegevusele annab või kui süvitsi ta mingi teemaga läheb. Ja erinevad sellised avatud ja loovat mõtlemist soodustavad ülesandetüübid, et tal on toetus nii õpetajalt kui klassikaaslastelt ja võimalused enesehindamiseks, mis on ka Montessori pedagoogikas väga olulisel kohal, et tihti on õppevahenditesse täitsa sisse nii-öelda nagu õppevahendites sees olema see enesekontrolli võimalus ja toetavad hindamispraktikad ja see kõik tundus umbes täpselt nii, mida siis Forseliuse kool soovib, et kuhu poole nemad oma ennastjuhtiva õppijaga liiguvad ja samamoodi meie nägime, et see kõik haagib väga hästi sellega, mida Montessori pedagoogika toetab, ehk et see enesejuhtivus või eneseregulatsioon oli kindlasti üks oluline ühine nimetaja siis meie väärtuste vahel. Nii, aga nüüd ma annan küll sõna Helisele edasi, kes saab rääkida sellest, et kuidas see koostöö siis pärast ühiste väärtuste leidmist edasi arenema hakkas. Ja, et tõepoolest siin nüüd, kui me räägime koostööst ja kes mille eest vastutama hakkas, et sellele eelnes väga palju kohtumisi, et tõepoolest umbes 2 aastat oli meil selliseid läbirääkimisi siin ja seal ja küsimustele vastamist. Aga lõpuks me jõudsime tõesti 3-poolse koostööni, kool, kogukond ja Tartu linnavalitsuse haridusosakond. Ja me jagasime vastutuse väga konkreetselt ja sõlmisime kirjaliku leppe. Ja mis oli siis kooli ülesanne või vastutus oli siis kogu pedagoogiline ja õppekorralduslik tugi pluss siis õpetaja ja assistendi töökoht. Et tööjõukulud siis tulid kooli poolt ja kogu õppekorralduslik tugi, mida me tõesti oleme täna väga hästi juba klassi lapsevanematena kogenud ka. Ja linna poolt, mida siis linn sai meile lubada, oli see, et nad loovad siis raamistiku võrdse ligipääsu kõigile, lubasid siis ülelinnalist vastuvõttu sellele klassile ja rahalisi vahendeid siis nii palju, kui palju nad saavad pakkuda ka teistele linnaklassidele, et mingisuguseid erisusi meile ei lubatud. Ja siis, mis siin veel ei ole, et linna poolt ka siis ruum, et me räägime järgmise slaidi juures sellest ruumi probleemist ka, aga mis jäi siis kogukonna vastutuseks, oli õppevahendid, et need spetsiaalsed õppevahendid, mida te siin eelnevatel piltidel nägite ka, need on Montessori klassiruumile hästi iseloomulikud, aga nende maksumus on küllaltki suur ja selle võtsime siis kogukonnana enda peale, et need õppevahendid sinna klassi saaks. Ja juhendajate koolitamine, et meil oli olemas siis juhendaja, kes oli ennast ise koolitanud, aga just see ka, et see pedagoogiline suund oleks jätkusuutlik, siis kogukonnana võtsime vastutuse, et me otsime juhendajad ja koolitame nad ka välja. Ja et kogu see protsess oli tõesti meil selline koostöine, me proovisime koostöös leida lahendusi ja ütleme niimoodi, et seda paindlikkust oli ka, et lõpuks ma võin täiesti ausalt siin öelda, et me ikkagi lõpuks olime kõigega nõus, et peas, et see klass tuleks. et me teeme omalt poolt siis kõik ja hästi avatud olid need vestlused ja soov mõista ka, et tõepoolest see koostöö oli ja on olnud väga meeldiv. Aga lähme siis natukene spetsiifilisemaks, et missugused need võimalused ja väljakutsed meil siis olid. Et pärast kõikide dokumentidega tutvumist, haridusosakonnaga kohtumist, kooliga kohtumist,
me leidsime, et mitte ühtegi sisuliselt argumenteeritud takistust Montessori klassi avamiseks ei ole munitsipaalkoolis. No tõepoolest, no ei suuda leida ühtegi takistust. Nii, aga küll oli meil siis väljakutseid, et tõesti nii kool kui ka siis koolipidaja linn ütles niimoodi, et nad ei saa meid toetada õppevahendite soetamisega, et need vahendid tuli meil endil leida ja ma juba enne mainisin siin, et me viisime läbi eelkooli. Eelkool oli meil tasuline ja üks osa sellest eelkooli tasust siis läkski nende õppevahendite soetamiseks. Pluss me 2024 aastal korraldasime hooandja kampaania ühisrahastusplatvormil selleks, et koguda raha õppevahendite ostmiseks ja otsisime ka sponsoreid ja mõne isegi leidsime. Nii et kui see 2024 klass avati, siis oli see õppevahendite komplekt olemas kogukonna poolt. Siis Marin enne rääkis siin, et erivanuses laste klassi moodustamine, et kas moodustada liitklass või kuidas läheneda sellele, et munitsipaalkoolis on erivanuses lapsed koos. Et siin me võtsime ühendust Haridus- ja Teadusministeeriumiga, konsulteerisime nendega ja nende soovitus oli moodustada õpirühmad ja need panna siis ühte klassiruumi kokku ja nii me siis saimegi selle takistuse ka ületatud. Siis oli küsimus, see oli eelkõige siis haridusosakonna poolt, et kuidas me ikkagi seda ülelinnalist vastuvõttu korraldame, et kas me saame seda lubada. Ja siin ka tegelikult oli just Haridus- ja Teadusministeeriumi selja taha, kes ütles, et Tartu linnas on üks kool ülelinnalise vastuvõtuga, pluss siis üks kool on, kus on üks klass ülelinnalise vastuvõtuga ja et need samad näited on need, mis tegelikult lubavad siis perevestluse alusel korraldada seda ülelinnalist vastuvõttu ka Forseliuse koolis. Siis täiesti nagu hiigelsuureks probleemiks osutus, justkui nagu kõik oli olemas, meil on juhendaja olemas, meil tulevad õppevahendid, me saame lapsed klassi võtta, kõik takistused justkui on ületatud, aga meil ei ole kusagil seda, kuhu need lapsed lähevad, kus see füüsiline ruum on. Ja siis oligi kuni viimase hetkeni sisuliselt oli see, et no ei tea, kus see klass tuleb. Meil olid Forseliuse kooli piirkonnas kõikvõimalikud rendipinnad kaardistatud, olid kinnisvara arendajate ja rentijatega läbi räägitud, et kuidas me saaksime neid ruume kohandada kooliklassile sobivaks. Ja ühesõnaga, me olime tõesti nagu ühel hetkel sellises seisus, et me mõtlesime, et nagu mis nüüd saab? Ja siis oli tõesti selline lugu, et Tartu Postimehes ilmus artikkel, kus Puiestee tänav 62 koolimajast kolis üks kool välja ja üks teine kool kolis sinna sisse või me saime teada, et aastal 2024 ja siis ma helistasin haridusosakonna juhatajale ja küsisin, et kas Montessori klass saaks ka sinna minna. See oli nagu päriselt selline lugu ja ta ütles, et jah, et ta ka mõtles selle peale, et äkki teeks meile sellise pakkumise ja siis nii me sinna saimegi. Jumal tänatud, et me sinna saime. Äärmiselt kahju on, et me ei ole Forseliuse koolis, et kogu see tugi, mis sealtpoolt tuleks, oleks palju mõnusam. Lastel ja kõigil oleks palju toredam, aga me saime sinna Puiestee tänava koolimajja ja oleme väga tänulikud. Nii, ja jätkusuutlikkus ja juhendajate pealekasv, et sellega ma arvan, et meil on ka täna hästi, et me oleme suutnud leida 2 juhendajat, kes meie MTÜ stipendiumiga õpivad praegu koolitusel. Üks nendest viib läbi eelkooli ja on valmis alustama siis käesoleva aasta sügisel Forseliuse kooli Montessori kooliklassis. Nii, aga Marin ja Kristi, võib-olla te tahate omalt poolt midagi veel lisada siia väljakutsete juurde? Mina lihtsalt korraks mõtlesin, et võib-olla täiendaks seda liitklassi teemat, et miks see osutus väljakutseks on siis tegelikult see, et seadus lubab moodustada liitklassi juhul, kui ei ole piisavalt lapsi. Ehk et tegelikult sellist nagu nüanssi
seaduses ei ole, et kui tahaks liitklassi moodustada, et kui see oleks selline vaba tahe ja soov, et lihtsalt sooviks teha liitklassi, et seda seal ei ole võimalik ja just sellepärast oli meil vaja hakata neid lahendusi otsima, et kuidas siis ikkagi teha see võimalikuks, et kui me näeme seda sisulise väärtusena, et erinevas vanuses lapsed koos õpivad ja siis tuli tõesti ministeerium sellega appi, et ta seletas meile ära, et õpirühma moodustamine sellisel kujul võiks olla see lahendus. võib-olla väljakutsena seegi, et ikkagi meil ka Montessori ju lähtub ikkagi riiklikust õppekavast. ja kui seal on see klassiülene tegutsemine ja sul on esimese ja kolmanda klassi lapsed koos, et kuidas luua see õppetsükkel, et tegelikult see on ju 3-tunnine, aga samal ajal, kui me vaatame riiklikku õppekava tunnijaotust, siis see tundide arv, koormus, see on ju klassiti erinev ja kuidas see panna mängima nii, et me samal ajal ei kaotaks ära Montessori põhimõtteid, aga ikkagi toetuks ka riiklikule õppekavale, oli ka alguses selline huvitav väljakutse, aga samas suutsime koostöös siis Montessori juhendajaga täitsa toreda plaani luua. et noh, iga väljakutse puhul ma ikkagi tunnen, et ta oligi selline koht, et ta ei olnudki murekoht, vaid ta ongi sõna otseses mõttes väljakutse ja ta vajas nagu probleemülesanne, mida sa pead natukene pusima, aga tegelikult on lahendus täitsa olemas. just, et võib-olla see veel nagu korra siia välja tuua, et see, mis aitas nagu kogu aeg seda fookust hoida, oligi seesama esimene välja toodud võimalus siin, et kuna neid sisulisi argumente me nagu ei näinud, mis oleks takistused, et siis kõik ülejäänu tundus selline korralduslik, et on küll väljakutse, aga mõtleme koos välja ja täpselt nii läkski. ja võib-olla selle võib küll öelda, et noh, natukene just see, mis Helis sa ütlesid, et kahju on küll, et me ei ole ühes õppehoones, sest me hästi palju peame oluliseks seda, et ta on meie kooli osa, et kui meil on ühised mingid ettevõtmised või võtame või jõulupidu või jõulukontsert või kuskil, et me kutsume kampa ja tihtipeale Montessori klass tuleb siia peamajja, aga võib-olla mingisuguseid kohti saaks veel enam põimida. et see on küll koht, aga samal ajal käib kas vahel meie majas siis mõni õpetaja kas vaatlemas või ka tugimeeskond teeb ikkagi koostööd ka Montessori klassiga, lihtsalt peame seda natukene logistiliselt korraldama. jah. Ja võib-olla veel, et näiteks huviringid on ju ka sellised, mis on kõik peamajas, aga et tegelikult Montessori klassi lapsed on samamoodi nendesse huviringidesse oodatud, lihtsalt ongi nüüd see logistiline koht, et see võib-olla on jah, selline väikene nagu väike lisaväljakutse, aga oleme ka kenasti hakkama saanud ikkagi. nii, aga kas ma võin väljakutsete juurest edasi liikuda või tahate kumbki veel täiendada? ja lähme edasi. Miks me selle pildi siin välja tõime, on see, et ma vahepeal ütlen, et minuga liitus minu peamine motivatsiooniallikas, minu enda laps ja minu lapsed. et miks seda suunda nii suure järjekindluse ja südamesooviga ajada. aga tegelikult üle kogu Eesti on meil palju aktiivseid kogukondi, kes samamoodi tegutsevad selle nimel, et luua siis Montessori rühmasid ja kooliklasse ja nende arv on siis kasvav ja Tartu Forseliuse kool oli siis esimene munitsipaalkool Eestis, kus avati autentne Montessori klass, et seda me veel täna ei olegi siin öelnud, et see oli väga suur samm tegelikult Eesti haridusmaastikul ja sellest said inspiratsiooni ja jõudu ka teised koolid, et 2024 oli siis Montessori klass avatud Forseliuse koolis ja juba järgmisel aastal Mahtre ja Keila avasid oma Montessori klassid. Ja nii kogukonnana me nõustasime siis teisi kogukondi, kui ka ma tean, et koolijuhid nõustasid siis Keila ja Mahtre kooli siin nõu ja jõuga, aitasid kaasa, et kuidas seda klassi avada. Ja need väljakutsed on tegelikult meil kõigil sarnased olnud. et seda vist tahaksin välja tuua ja siis võib edasi minna. ja
et enne kui me täitsa kokku tõmbame otsad, siis natuke sellest ka, et kuidas siis läinud on. Et see, millega me nagu täna saame, ilmselt on mõõdikuid erinevaid, aga üks asi, millega me saame siis välja tuua, et kuidas klassil läinud on lapsevanemate tagasiside. Ja kuna Montessori klass on nüüd munitsipaalkoolis siin Tartu Forseliuse koolis olnud, no varsti saab 2 õppeaastat täis ikkagi. Et siis me kogusime ka vanematelt tagasisidet ja hästi tore oli näha, et needsamad nagu märksõnad, mida me tõime välja, mis olid need meie ühised väärtused, tegelikult peegelduvad siin selles tagasisides ka. Et ma vist ette ei hakkagi neid võib-olla lugema, aga et te saate lihtsalt korraks ise, jätame sellise väikese pausi, et kes tahab, saab lugeda mõningaid väljavõtteid siis tagasisidest. Nii, liigutan edasi. Üks mõte on veel ja see mõte puudutab siis just sotsiaalseid suhteid, et mis on ka kindlasti koolides üleüldiselt hästi olulisel kohal, et kuidas neid turvalisi ja toetavaid suhteid klassides hoida ja see oli ka nagu hästi tore, et vanemad on seda märganud ja välja toonud. Nii, aga mõned õppetunnid ja soovitused siis. Kristile annan sõna. Jaa, et see protsess on olnud pikk ja põnev ja me mõtlesime, et millised õppetunnid ja soovitused nendele, kellel ka plaani on. Et vaatan, et huvilisi on mitmeid, nii et kindlasti plaanid on juba teie peades. Aga mis siis meil teile jagada on? Hästi oluline on ikkagi läbi mõelda see, et kas see klass sobib meie juurde. Et see väärtuste jagamine ja see ühise keele rääkimine on ikkagi hea koostöö alus. Et ma tean ka tegelikult, et kui me Montessori kogukonnaga arutasime ja ise soovitasime veel mõnda kohta ja kooli, kuhu minna, siis kaaluti, aga ringiga jõuti meie juurde tagasi, sest kuidagi see meie keel oli ühine. Ja see on oluline. Ja tähtis on ollagi oma sõnumites hästi selge ja oma plaanides ja andagi võib-olla teada, et mis on meiepoolne valmisolek panustada ja mis siis on teise osapoole, et need osapoolte vastutusvaldkonnad oleksid hästi selged. Ja kindlasti see usaldus on tõesti koostöö alus, ja usaldust just ka sellel tasandil, mis ma enne ütlesin, et kui me oleme kokku leppinud, et kes millist vagu veab, et siis me peame sellest kokkuleppest kinni ja see loob väga tugeva ja hea aluspinna sellele koostööle. Meie alustasime tõesti vajadusest, et me ei hakanud mõtlema takistustele, vaid meil oli vajadus leida lahendus Montessori klassile. Ja kui on meil vajadus, siis tegelikult koostöös sünnib ka lahendus. Ja seda me väga tugevalt tundsime ja väga tugevalt tundsime siin ka Tartu, ma ütleks, mitte ainult haridusosakonna, vaid ka siinkohal linnapea ja kogu, kes meil Tartu linna eest veab, et ka nende tuge. Et meil oli probleem ja keegi ei hakanud mõtlema takistusi, miks ei, vaid kuidas saaks. Et see oli väga sümpaatne, väga mõnus. Ja kindlasti see kommunikatsiooni koht on hästi oluline, et mida meie ise õppisime, et kuigi teekond oli pikk ja ma mäletan, et me algusprotsessis kaasasime ka kogu oma õpetajaskonda, et kes tahavad, tulge kuulake Montessori mõtteid ja nii. Aga see hetk, et me jõudsime selle klassi avamiseni, käis kuidagi mõnes mõttes nii ootamatult, et ma mäletan, me käisime mitmel kohtumisel linnaga, kus oli ka linnapea ja kõik. Ja ühel viimasel kohtumisel see arutelud olid väga tugevad ja järsku sündis see otsus, et jah, me läheme teele, me leidsime lahendused, ideed, see kuidagi läks nii kiiresti, et ma ise tundsin, et me võib-olla mingi hetk jätsime oma õpetajad siin majas kommunikatsioonita, et me oleks võinud neid hoida rohkem pidevas sellises kommunikatsioonis, et meil on sellised läbirääkimised, on sellised mõtted, aga kuna mingi hetk tundus, et ei tea, kas ikka õnnestub või kas me leiame selle maja või kas saab, et mis me hakkame siis praegu rääkima. Aga see on koht, mida ma kindlasti soovitan, et hoida oma inimesi infoväljas, teha seda hästi selgelt, et võib-olla mõned asjad tulid meie majas
mõnele õpetajale ootamatult, et järsku oligi uudis, et meie majas avamegi Montessori klassi. Õnneks see läks kõik kuidagi sujuvalt lõpuks, aga ma näen, et siit saab õppida. jah, et kindlasti protsessi keerukust ei tasu alahinnata, aga siin ongi oluline teha selline hea tegevusplaan, olla kannatlik, võtta aega planeerimiseks ja siis jõuab ka tulemuseni. Ja võib-olla, nagu ma enne ka ütlesin, et need vastutused tuleb selgeks saada, aga vastutused tähendab ka need ressursid. Et Helis eelnevalt ka viitas, et kes mida leiab. Et kui me rääkisime, et kooli ja koolipidaja vastutada jäi siis selle juhendaja ja assistendi tasu, siis siin võib-olla tasub öelda ka, et see assistent ei ole nagu abiõpetaja, vaid ta tegelikult on nagu poole kohaga õpetaja ja tema tasu on ka õpetaja tasu, eks. Et on natukene erinev võib-olla selles mõttes tavakoolisüsteemist, aga need ressursid olid meie vastutada ja väga hea oli see, et Montessorile oligi oma vahendite teema ja sellest kokkuleppest peeti kinni, kuna ühine siht oli väga tugevalt selge meil. Ma korra võib-olla täiendaks seda kogukonna vaadet just selle viimase punkti juures, et mõnes mõttes on ju nagu väljastpoolt minnes võib-olla loomulik nagu oodata hästi suurt sellist noh, et kuidagi, et kuidas ei leita mingisuguseid võimalusi võib-olla, aga see avatud kommunikatsioon ja just ausus nende ootuste juhtimisel oli hästi olulise tähtsusega, et ma mäletan, et me istusimegi päriselt laua taga Exceli tabelid ees ja arvutasime koos läbi, et mitu last on vaja klassi vastu võtta selleks, et katta ära need kulud, mis koolile kaasnevad, et katta ära nii õpetaja töötasu kui siis poole kohaga assistendi ehk siis nagu teise õpetaja töötasu. Et me olime kõikidesse nendesse vestlustesse kaasatud ja see tegelikult aitas mõista seda, et me ei tule nagu ainult nõudma mingis mõttes on ju või kuidagi ootama, et kool teeks midagi ära, vaid et hästi avatult arutamegi koos läbi, et millised need piirid ka on, et kuhu piiridesse me peame jääma. nii, natukene räägin ka ühest magistritööst, mis siin tehti, aga ma tahtsin selle eelmise slaidi juures öelda, et tegelikult muutuste juhtimisel kõik needsamad punktid, need õppetunnid, mis siit välja joonistusid, et need on niivõrd universaalsed, et ükskõik missugust muutust sa juhid, siis see on nii-öelda see abc. nii, aga üks meie kogukonna stipendiaat siis, Helen, tegi oma magistritöö ja kaitses eelmisel aastal ja tema magistritöö teemaks oli siis Montessori klass munitsipaalkooli klassina, osapoolte esindajate arvamused klassi loomise etappidest ja ettepanekud koolidele uute klasside loomisel. Et see oli meie enda jaoks ka selline põnev töö, ootasime väga selle valmimist. Helen viis läbi intervjuud erinevate osapooltega ja vormistas selle siis oma tööks. Ja mida siis tema tööst sai välja lugeda? Et kogukonna initsiatiiv ehk siis see lapsevanemate huvi on peamine käivitusjõud, et tõepoolest meil oli väga suur vajadus, väga suur huvi ja see käivitas selle muutuste protsessi. Ja nii nagu ennegi siin välja tuli, et väga selged rollid, ootuste juhtimine ja usaldus kõigi osapoolte vahel. Et tõesti oli meil selline arusaam, et me kõik tegutseme parima eesmärgi nimel. Ja üks asi, mida seda tööd lugedes veel kord läbi, siis ma tahtsin siia välja tuua, et koolijuhil ja kogu meeskonnal tegelikult selle Montessori klassi avamisel tuleb nende Montessori pedagoogika eripäradega kurssi viia, et olla teadlik enne, kui töösse minna. Et tõesti, kas või see erivanuses lapsed, õpirühmade kokkupanek, koormus õpetajale, mis sellega kaasneb, töötsükkel, kas see sobib kooli üldise rütmiga ja see ettevalmistatud keskkond, et kuidas seda siis luua ja miks see vajalik on. Et seda nagu selgitustööd teha või et jah, et oleks nagu aru saada, et mis need eripärad on ja mis need ühised kohad on, et ühesõnaga need erinevad kohad on sama olulised kui tegelikult need ühised kohad, et see õppimise võimalus oleks olemas. nii, aga jah, hea meel on, et Helen tegi magistritöö, aga Marin siis räägib paari sõnaga veel.
Ja me tegelikult, kuna me tõesti seda Montessori pedagoogikat sisuliselt nii palju avada ei jõudnud, et kellel on huvi, siis me koondasime siia kokku mõned tööd veel, et ma mainisin enne, et Liina Kersna oma doktoritöö raames on Montessori klassides viinud vaatlusi läbi, et siin on link siis nendest vaatlustest sündinud teadusartiklile, aga siin on veel mõned siis teadustööd, mis on kas Tartu või Tallinna Ülikoolis tehtud ja tegelikult ka Eesti Montessori Ühingu kodulehelt siis leiab nii sellist üldist infot kui siis veel täiendavaid linke erinevatele siis teadustöödele ka ja meediakajastustele. Nii et kellel huvi, saab sealt juurde otsida. Aga me oleme siis jõudnudki täpselt tunni aja sees kenasti siia kohta, kus me saame teile öelda aitäh kuulamast ja meiega kaasa mõtlemast. Panime siia lõppu meie kõigi kontaktid. Ja kui teil on küsimusi, siis ma saan aru, et nüüd võiks juba ka küsida. Aitäh!